üks, kaks, kolm ja vist võib, jah. No tere Facebook, täna annan sulle siis paar soovitust, kuidas osta kinnisvara, kuna ma iga päev tegelen erinevate klientidega, näitan neile erinevaid objekte, olgu selleks siis korterid või majad. Aga mida ma näen, Eesti inimese probleemid on üldiselt samad. Esimene soovitus, mis ma saan sulle kohe anda, tee endale elementaarsel tasemel selgeks turuolukord. Kui sa otsid kahetoalist korterit Koplis, Sõles, Mustamäel, kus iganes, vaata palju sul on konkureerivad pakkumised. Ja pea meeles seda, et tegelikult see hind, mis sul seal KV-s või City24 on, see ei ole tegelik müügihind. Et nii palju, kui ma olen teinud ise kinnisvara statistikat, tegelikult need hinnad kohati erinevad siis päris suurel protsendimääral. Soovitus number 2, ma vahetan kätt vahepeal, käsi väsib ära, et tehke pakkumisi. Mul käivad inimesed vaatamas seda korterit või maja ja kui te olete nagu täiesti vait, suhelge, öelge, mis teile ei meeldi. Miks ma seda objekti ei osta, kas hind on liiga kallis, kas mulle ei meeldi parkett, kas mulle ei meeldi seinavärv, mis siin nagu viga on. Mingil põhjusel sa tulid juba nagu seda kinnisvara objekti vaatama ja sa koha peal oled kohati nagu nii kipsis, et nagu, kas sa julgesid nagu suhelda või mis värk on, et räägi selle maakleriga või räägi omanikuga. Omanikuga natuke keerulisem, et ma ise olen ka mitmeid kortereid ostnud siis investeeringu eesmärgil ja ega omanikul ei taha tegelikult öelda, et kuule, et su köök on jube kole ja sein on päris siukene, et võib-olla see peaks niimoodi olema, et siis ta tihtipeale nagu solvub ja sealt see jutt nagu samal tasemel edasi läheb. Aga kui sa ostad selle läbi maakleri, siis nagu talle võid sa kõik nagu välja öelda, mis sa sellest korterist arvad. Miks see ei meeldi, mis saaks teha, kas me saame hindi alandada, kas me saame lasta omanikul mingit parendustöid teha, on see sõna, jah. Vot, ja tehke pakkumisi. Ma olen kõikidele klientidele öelnud, et praegu meil on Nõmmel üks maja müügis, ta oli 170-ga, no täiesti kapremonti vajab maja. Ja ma ütlesingi inimestele, et kui te käite kohal, siis tehke pakkumisi, et nagu tegelikult me teadsime, et see omanik on nõus seda maja umbes 150-ga müüma. Aga lähtuvalt siis omaniku huvidest alati tegelikult kinnisvaramaaklerid alustavad seda hinda natuke kõrgemalt. Et seal tihtipeale on päris palju nagu, mitte palju, vaid seal on õhku vahel, sõltuvalt omanikust. Me ei saa nagu öelda seda, et igalt poolt on -10% võimalik alla saada või -20% võimalik alla saada. Et aga seal teatavad piirmäärad on olemas. Võib-olla mõni on täiesti nagu kinni jäänud, ütleb selle maaklerile, et mina tahan saada nii palju kätte ja kõik ja tihtipeale võetakse müüki asju, kus võib-olla, kas maakler võib-olla ei mõtle, ma ei tea, mis ta teeb, et kui ma võtan müüki korteri näiteks, võtame piirkonnaks Nõmmel, võtame Nõmmel korteri müüki, mis maksab 150 000 ja omanik paneb mulle rusikaga laua peale, ütleb, kuule, ma tahan saada siin 250, siis mul ei ole mõtet seda müüa, seda ei juhtu lihtsalt. Aga nagu ma ütlesin esimeses punktis, siis nagu selles mõttes tasubki vaadata üle need konkureerivad pakkumised. Mis veel, et andke siis pärast lihtsalt inimesele või ükskõik, kes seda müüb, andke siis mingit tagasisidet, et käisime vaatamas, ei sobinud kuna, nii. Mis võib juhtuda, ta vastab sulle, ütleb, et okei, kuna see ei sobinud, saame tulla hinnast alla, saame need asjad korda teha või mis iganes. Vot, et ega rohkem mul ei olegi midagi lisada vist, et loomulikult tuleb ka tutvuda dokumentatsiooniga, et tihtipeale inimesed müüvad nagu nad ise, reaalselt sa ei kujuta ette, mida nad müüvad. Müüvad kahetoalist korterit, tegelikult tegu on EHR-is, on registri järgi, siis on ühetoalise korteriga, mis on küll kahetoaline, ta on see ise ümber teinud, ta on see köögi viinud siis nagu elutuppa, aga ta on jätnud kõik dokumenteerimata, nii kui sina lähed nüüd heas usus panka, hakkad sealt laenu võtma, siis nagu pank selle peale väga hästi ei vaata ja tõenäoliselt see laenu ei saa. Eks ma tegingi siukse prompt video, et ma just käis üks klient siin, siis ta küsis samal teemal, et ma mõtlesin, et tegelikult siukse küsimusi on tulnud päris palju, et kui sul on rohkem küsimusi nagu selle kinnisvara ostmise koha pealt, siis sa võid nagu mulle kirjutada, võid helistada, joonistada vist pole mõtet, et nagu selle joonistusega ma midagi peale ei oska hakata, aga
ja samamoodi, et kui sul on nagu müügimõtted olemas, siis nagu reaalselt, et kui sa oled nagu spetsialist, kogenud müügiinimene, sa tead, palju on turuväärtus, sa tead, kuidas inimestega suhelda, jumala eest müü ise, vahet ei ole, on ju. Aga kui sa näed, et kas siis minust või kellegist muust võib olla mingi lisandväärtus, seda me pakume lisandväärtust, et siis ole hea, samamoodi võta ühendust. Aga ma loodan, et sellest videost oli siis kas või natukene kasu. Ja ega midagi, paneme siis video kinni ja olge tublid.